No tšau, kunagi ma teadsin ühte sellist anekdooti, kus üks tegelane kukub lennukist alla. Algus on oi kui hirmus ja halb ja siis avastab, et langevari on kaasas. Oi kui hea. Ja siis kui avastab, et langevari ei lähe lahti. Oi kui hirmus. Ja siis avastab, et all on mingi suur heinakuhi. Oi kui hea. Siis avastab, et heinakuhjas on need argid. Oi kui hirmus. Saad aru? Jah, nii selle anekdoodi point ja mis selline spirituaalne point ja on seal taga või vaimne või noh, sihuke sügavam mõte on see, et see hea ja halva asi, jah. Et kui hakata nagu seda märkama, vaata iga kord, kui me nagu rõõmustame nagu julmalt rõõmustame nagu niimoodi, et jah, siis sellele, miks sellel on üks asi, rõõmustamine on hea, jah, noh, nii, aga emotsioonide kõikumine ja kui ta läheb nii ülesse ja kui sa niimoodi rõõmustad, et sa võtsid lotoga mingi summa või ma ei tea, no laps sündis või mis iganes, said, kohtasid oma, ma ei tea, mingit hingesugulast või eluarmastust või mis iganes, keeras sees kõik sassi, oi jees, oled nagu hästi rõõmus. Või mis iganes see sinu teema on ja mis sind seest hästi rõõmsaks teeb. Ja siis see nagu see tüüp sealt lennukist alla kukkus ja umbes selline asi ootab ees. No, et kõik, mis läheb üles, tuleb alla. Ja tavaliselt sellele rõõmule, mis sa tunned, on olemas täpselt vastupidine ka nüüd tänu sellele kõikumisele on tulemas vastupidine ka. Ja et jah, miks siis on hea vaata, et kui sa lõpuks näed, et on kõik üks juhtumine, siis ei ole ühelgi juhtumisel otsast algust ega lõppu, et on üks lihtsalt üks kadalipp ja et kõik pole öeldud ja tehtud nagu selles suhtes, kõik veel pole öeldud ja tehtud, jah. Et elu läheb edasi ja et ja kõik asjad on nii-öelda jumala vaatenurgast või kosmilisest vaatenurgast neutraalsed. Ja. Sinu aspekt, see sina, et sina seal oled, sa teed isiklikuks selle asja, sellepärast on ta nagu sulle nagu oluline. Ja kui vaadata nagu kõik, mitte apaatselt või mitte ükskõikselt, ma mõtlen, vaid teadlikult vähem nagu hakkab, kui hakkab toimuma nagu selline asi, et noh, et sa tead, mingi asi toimus, mis ju olenemata sellest, et kas see meeldib sulle, ei meeldi, selline natukene rahulikumast kohast, kui hakata asju nägema, siis hakkab ka see kõikumine, nagu need kõikumised ei ole enam võib-olla nii järsud ja radikaalsed. Ja. Ühesõnaga, kõik, mis läheb üles, tuleb alla. Aga on ka nii, et kõik, mis läheb alla, tuleb üles. Saad veel midagi kuulda või? Päriselt või? Ei ütle.
ei ütle. Davai, kõike head.